Tere! Täna räägin teile oma argipäevast ning tavaliselt algab see suhteliselt vara, kuskil 7-8 ajal ja sellele järgnevad kohe hommikused toimetused nagu hammastepesu, näopesemine, siis hommikusöök ja väike hommikune võimlemine. Tavaliselt peale seda algab mul kool, mis tähendab, et paar loengut või seminari, mis kestavad tavaliselt 3-4 tundi. Peale seda olen tavaliselt väsinud ja kõht on tühi, mis tõttu pean ma kas sööma minema või siis teen kodus ise süüa. Ning siis umbes 5 ajal algab mul tavaliselt töö, kus ma olen õhtuni välja ja peale seda tulen koju ja heidan kohe magama. Kuid vabadel päevadel on mul märksa huvitavam kava, kuna ma magan sisse, siis ma söön ja tõenäoliselt kas ma tellin süüa või siis teen väga aeglaselt ise süüa. Seejärel meeldib mul teha päevaplaani, et ma teaks, mida ma kavatsen sellel päeval teha ja selle tõttu ka varieerub väga palju see vaba päeva kava. Kuid tavaliselt on ikkagi see päeva jooksul jõuan teha ka trenni või siis palaval ilmal käia ujumas Emajõe ääres, kuna seal on alati vähe rahvast ja väga mõnus vesi ning seal on hea ka väikest trenni teha ujudes. Ja peale seda ma lähen tõenäoliselt välja sööma ja siis peale seda õhtul saan suht tihti sõpradega kokku, kas siis me lähme kinno või siis me mängime lauamänge või siis lihtsalt lähme kellelegi külla. Ja see võtab suht terve õhtu ära, mida peale kuskil 10-11 ajal ma lähen juba koju ja heidan ka samuti magama või siis vaatan lihtsalt kodus filmi. Siis eile näiteks, kuna mul praegu kooli ei ole, siis see kaob minu päevast ära, kuid eile märkasin näiteks kell 10, siis ma pidin ikkagist natukene õppima seoses läheneva kooliaastaga ning lugesin ka raamatut. Ja kuna eile oli päris kõrge temperatuur õues, siis ma käisin rannas ja käisin ujumas ning kuna vihm hakkas sadama, siis tulin koju ja sõin lõunat ja pärast sõitsin veel jalgrattaga mööda linna ringi ning õhtul juba käisin ühel koosolekul ning pärast seda vaatasin kodus lihtsalt filmi. Täna, kuna märkasin hilja, siis tänasest sai minu pesupäev ja koristuspäev, ehk siis ongi kavas pesu pesemine ja toa koristamine ja söögi tegemine võib-olla kuskil nädalaks ajaks ette ning see võtabki enamuse mu päevast. Ning tõenäoliselt mingi hetk jõuan veel käia raamatukogus, laenutada raamat ja siis tulen juba koju ja lähen suhteliselt varakult magama. Selline ongi mu päev.